et selles mõttes, et ma saan aru, et siin on niisugused programmeerijad, jah. Massoo, kuradid, jah. Selles mõttes, et üks programmeerija, tänapäeval igasugune naga programmeerib, mida iganes, eks ole. Et mul on üks case parasjagu, kus on, mille pärast ma pean homme minema pealtnägija kaamerat, et üks Pärnust pärit naga, eks ole, kes õpib Tartu Ülikoolis ajalugu, eks ole, valmis skripti, mis e-hääletamise, selle valija rakendusega, vingerdas, tegi vigurit, ühesõnaga vajutas inimese eest nuppe ja joonistas nagu skriini üle ja siis ta arvas, et on vägitööga hakkama saanud. Ehk siis ta tegi niisuguse olukorra, kus inimene vajutas kandidaati, tegelikult see vahele segav programm, siis tegelikult vajutas inimese eest seda valin nuppu ja kuvas selle kandidaadi, mis inimene tegelikult valis, aga tegelikult oli valinud mingi teise kandidaadi. Et inimene nägi ühte ja siis ja tegelikult programm valis teist. Siis ta arvas, et ta on nüüd maailma kõige kavalam inimene ja tormas sellest meediale teatama esimese asjana, eks ole. Me kõik teame, et oma arvutiga võib igasugust lollust teha ja loomulikult võib ennast nagu keppida, aga et sellega nagu uhkustama minna kuhugi, see on nagu imelik, ja sellega lihtsalt saab külvata paanikat ja inimesi hirmu ja siis panna nagu küsimuse alla, et kas see elu üldse internetis on turvaline ja kas üldse e-valimised on turvalised, nii edasi. Et kuradi programmeerija, vanasti oli ikka programmeerimine, oli eliitteadus, eks ole, et kui mina omal ajal. Jah, eks ole, Jukule pälu kirjutasin ja nii edasi, eks ole. Rommi, et ma arvan, viimane asi, mida ma programmeerisin mail.ee, aga see oli ka mingi 95, nii et ma olen programmeerimise tükk aega tagasi maha jätnud, aga ma endiselt saan aru teist inimesed ja ma isegi saan aru, et mida kirjutatakse ja ma pean olema see vahelüli nagu tavaliste inimeste ja programmeerijate vahel, eks ole, et aeg-ajalt nagu selgeks teha, kuidas tehnoloogia toimetab ja kuidas siis ta meie säädusruumis võiks nagu hakkama saada see tehnoloogia ja nii edasi ja tagasi. Et jah, minu karjäär on üldse väga imelik olnud, ma peaks sellest natuke rääkima kõigepealt, et tõepoolest, ma lapsena olin programmeerija. Ei, ma käisin täitsa Nõo koolis ja õpetasin õpetajaid seal juba 10. klassis ja nii edasi, eks ole, aga see nagu lõppes kuidagi ära mingil hetkel, et kunagi hakkas siis 18 aastat tagasi hakkas umbes IT-turve nagu huvi pakkuma ja seal nagu väga nagu on kood ka mängus, aga seal on rohkem printsiibid ja põhimõtted ja algoritmid või krüptoalgoritmid siis antud juhul, et see nii seal nagu puhast progemist nagu eriti ei olnud ja siis ma vahepeal olen riigile võrku ehitanud andmesidevõrke, mis oli andmeside osakond kunagi, mis on nüüd RIA või Riigi Infosüsteemide Ameti all ja seal on kunagi küberneetika arendusdirektor olnud ja siis nüüd viimased 8, palju, ma ei tea, palju aastaid, 9 näiteks, olen ma sertifitseerimiskeskuses ja ma ei tea, kuidas nad mind hüüavad vist valdkonna juhiks või, ma ei tea. Ühesõnaga ma teen midagi, mida teised aru ei saa. Aga mul on teine müts veel, et mul on siis mitte sertifitseerimiskeskuse giidi alt, vaid vabariigi valimiskomisjoni poolt palgatud niisugune relv, eks ole, et mille nimi on e-hääletamise projektijuht. Et tõesti, mul on 2 niisugust töökohta. See viimane töökoht on niisugune ajutine, et valimised tulevad, valimised lähevad, ja et vahepeal on auk, et see ei ole nagu täiskohaga töö, aga praegu on tõesti see aeg, kus on täiskohaga töö ja ma ei saa üldse aru, miks ma tulin siia, sest päev on tõesti pikk olnud ja roppusi täis. Aga kuna me siin e-valimiste juures oleme, et siis me võib-olla räägiks kõigepealt üsna unikaalne riik. Eesti teeb ainukesena maailmas interneti teel hääletamist. See hakkab mulle vaikselt juba närvidele käima, eks ole. Me tegime 2005 esimest korda, nüüd 5. kord juba. Keegi nagu ei tee järgi.
Heiki Sivul, eks ole, hakkab närvi minema, ütleb, mis värk see on, Tarvi, sa lubasid, et teised teevad järgi. Mina ei tea. Aga miks nad järgi ei tee, on kaks suurt põhjust. Et esiteks on muidugi see, et sul peab olema mingisugune ID-kaardilaadne asjandus olemas riigis ja enamikul inimestel peaks olemas olema. No, meie ka ei teinud ennem, kui oli 80% oli kaetud ID-kaardiga, siis enne ei teinud. Seda on nagu väga vähe, ütleme Belgia, Austria, võiks öelda, on kaetud, Hispaania väga jõudsalt edeneb, Portugal. Mujal on nagu ikaldus. Näiteks, võtame oma armsad põhjanaabrid, siis nemad olid fantastilised vennad, nemad tegi 2 aastat varem tulid välja oma ID-kaardiga ja siis ütlesid, et aga see on niisugune vabatahtlik värk, et ei pea võtma seda. Te ei pea võtma, see maksab 40 eurot ja te ei pea seda võtma, eks ole, aga kes tahab, siis võtke, Ja siis inimesed tulid, küsisid, et ID-kaart, mis ma sellega teha saan? Ei, ma ei tea, lahe, paned seal sisse kuhugi ja midagi või saab mingi teenus on, äkki mina ei tea, äkki tuleb, inimesed võtavad, teenus tekib, on. Ei tekkinud ta mitte midagi. Tulemus oligi see, et tuli nokk kinni ja sava kinni, ehk siis inimestel ID-kaarti ja teenusepakkujad ütlevad, et mis mõttes ma teen ID-kaardi toe enda teenusele. Inimestel ei ole ID-kaarti, Ja nii ta jäängi, eks ole, et siiamaani on 10 aastat on täpselt samas kohas olnud. Et see on väga õpetlik, ma arvan, lugu, et millest me ka väga palju õppisime, et kus tehti ikkagi poliitiliselt langev Laari valitsus 90 mingil aastal, ühesõnaga 99. Tegi niisuguse oma viimase otsuse, viimasel päeval tegi viimase otsuse, et kõigile kirssidega, ehk siis kõigile kätte anda ID-kaart ja kehtivate sertifikaatidega. Siin muidu variandid olid kaalumisel. Ja see on nagu niisugune infrastruktuuri loomine. Et see on täpselt samamoodi nagu teedeehitus. Sa ei saa öelda, et minna inimesi juurde öelda, et palun osta kilomeeter teed. Mis mõttes teed, ta küsib. Ma olen eluaeg metsas elanud väga hästi, saan hakkab ütlema, et kuule, aga sa hakkad ühel päeval autoga sõitma, et sul naaber ostab ka ja siis sul tuleb 2 kilomeetrit ja siis ostad veel ja siis tuleb. Ja siis, vend ütleb, mis mõttes autoga? Mis asi auto on, eks ole, et ta ei ole näinud. Täpselt samamoodi on selle ID-kaardi või sertifikaatide müümisega. Osta sertifikaat ära, üle lahe on. Ühel päeval tekib teenus, kus saad kasutada. Nii ei käi. Täpselt samamoodi tuleb ehitada valmis teedevõrk, tuleb inimestel sertifikaadid pihku anda, ehk siis luua elektrooniline identiteet inimestele. Peale seda teenusepakkujad vaatavad, oi kui tore, ma saan kõik oma kliendid nagu autenditud. Peale seda ja nii edasi, eks ole. Või siis vaatavad inimesed, me saame digitaalallkirjaga asendada paberallkirja, eks ole, me teeme niisuguse protsessi, kus paberallkirja enam vaja ei ole. Ja see on nagu üldrahvalik, et kõigil on olemas, see keeldus on see, et kõigil on olemas, kõigil on see võimalus olemas, et see on nagu põhiline, et seetõttu saavadki need teenused tekkida ja kaasa arvatud ka e-valimine. Et kui me lähme selle paralleeli juurde tagasi, et kõigepealt sa pead ehitama teed, siis sa pead hakkama neid autosid müüma ja lõpuks teed nagu need juhtimiskoolid ka, eks ole, Ehk siis sa õpetad inimesi, kuidas sellest infrastruktuurist mõnu tunda. See on nagu asi, kuidas asja teha ja just see juhtimiskoolitus ja auto müümine on meil ka nagu päris hästi läinud nüüd, sest kui sa lähed samadesse kohtadesse, mis ma mainisin, Belgia või Austria, kus inimestel tõesti kõik kaardid on olemas ja puha on ja siis nad ütlevad, kuidas see kasutus on, siis nad ütlevad, meil on 150 teenust või meil on 300 teenust ja kus küsid, et palju inimesed kasutavad, siis nad jäävad vait. Inimesed lihtsalt on laisad, nad ei viitsi õppida seda ID-kaarti kasutama, kui neil eriti vaja seda ei ole, kui nad saavad paroolikaardiga asjad aetud, eks ole, nii öelda. Seal pankade poolt mingit survet ei olnud? No muidugi oli 3... No täpselt niimoodi on ju, et kuskil aastal 2006 me tegimegi 2005 plaanisime, 2006 läks pihta, tegime selle väga konkreetse programmi on ju, et seal ei olnud ainult see, et pangad hakkasid näkku see limiite alandama.
seal oli ka palju muud, et tehti nagu softi juurde ja tehti meie teenust töökindlamaks ja tehti platvormidele teisi tuge ja toodi mobiil-ID välja, eks ole, et kui see ID-kaart ära kaob, siis oleks mingi alternatiiv, on ju, kui see ikkagi PKI-d nõutakse inimeste käest, et nad kasutaksid seda, mitte parooli. Kas see võibki olla suur Laari vande, nagu kuidas Savisaare käest lääned ära saama? Muidugi on. Kiire vastus. aga ma ei tahaks seda lahata praegu, et see selleks on. Et kui me alustasime sama, kui nüüd teemaks tuli, et kui me alustasime, siis meil 27 000 ID-kaardi kasutajat oli 2006. Ja 2009 oli 300 000. Nii et 10-kordne kasv isegi rohkem. Ja see ei tulnud nii samma, sinna pidi ikka igalt pidi utsitama, nii piitsa kui porgandiga ja nii, ja seda värki ei ole teised riigid nagu suutnud teha, sest meil tehti niisugune laiapõhjaline kokkulepe, et see oli telekomid, pangad ja riik, eks ole, ja veel mõni IT-firma nii-öelda, arvutikaitse ja giidi all toimus see asi. Ja kõik andsid oma panuse, ja väga lahe, et suudab nagu riik erasektoriga koostööd teha, niisugused ühiskondlikud protsessi läbi viia, ühiskondlikku käitumist muuta, et küll ma mäletan seda aega, kus esimesed ID-kaardid välja tulid ja kõik netikommentaarid ja ka isegi ajalehe artiklid olid täis, et mis mõttes niisugune kaart, et mis ID-kaart, see on idioodikaart, et seal on 2 rakendust, et seal saab nagu lund kraapida, eks ole, talvel ja siis saab veel võid määrida, eks ole, leiva peale, et rohkem nagu rakendust ei ole, et see on nagu täiesti mõttetu asi on. Ja läks umbes aasta mööda ja siis juba nii kähku muutus elu, et siis oli artikkel, kus oli, et kuule, et üks Tallinna linnavalitsus Värdjas ei aktsepteerinud digitaalallkirja. Täiesti jopakad. Et niisugused suhtumise muutumised on täiesti, tuleb lihtsalt oodata ja kannatada ja loota, et sa teed nagu õiget asja, et küll need tulevad. Vot. Veel ID-kaardi ajalast nii palju, et tegelikult kogu see protsess sai alguse praegu juba 14 aastat tagasi, et 97 alguses seal mul üks tibi oli tuttav seal Kodakondsusmigratsiooniameti asedirektor ja siis tema kajakene oli ja kuiv oli, et tema pilt oli Äripäeva esikaanel, nägu oli täis, ainult nägu oli seal ja siis oli suur headline, et riik kavatseb uut laadi isikutunnistust ja siis ma nagu helistasin kajakesele, küsin, mis värk on ja siis ta ajas mulle mingit segast ja siis näitas väga salajasi, saime kokku, näitas oma salajasi töömaterjali, kus oli kirjas kiibiga varustatud vööskoodist midagi räägiti ja ühesõnaga seal puudus igasugune aim, millest nad tegelikult räägivad, et sealt esimene push tuli üldse nagu? No push tuli sellest, push tuli eelkõige sellest, et esimesed passid anti välja 1992 ja 2002 oli see aeg, kus oli võimalus hakata välja vahetama nagu neid passe, kohustuslikus korras, passid kehtisid 10 aastat ja siis oli võimalus hakata inimestel midagi muud pihku andma. Ja siis vaadati nagu ringi, et mis need variandid on ja niisugune ID-kaardindus oli sel ajal väga kuum teema Rootsis ja Soomes eelkõige ja sealt ka need mõtted hakkasid nagu liikuma. Vot, ja teine asi oli see, et 99 võeti vastu digitaalallkirja seadus ja siis tekkis õigustatud küsimus, et väga lahe seadus, aga kuidas siis kodanik saab oma digitaalallkirja siis tekitada, et riik peaks nagu vahendi andma. Tekkis niisugune mõttekäik on ju ja sealt need asjad kokku jooksidki enam vähem. Vot. Et ma nüüd käin edasi tagasi mõttekäiguga kogu aeg, aga tulles nüüd tagasi ikkagi olevatele e-valimistele, et tõepoolest, nagu mõtlesin, on 2 põhjust, miks teised riigid seda ei tee veel. Üks on see, et neil ei ole seda ID-kaarti, ilma selleta ei olegi mõtet nagu üldse nuputama hakata, kuigi Leedu oli nii kaval, et nuputas ilma ID-kaardita seda mõtet. No, ütlesin, nad kasutavad pankade autentimist, et hea küll.
noh, et pank siis ütleb, kes keegi on. noh, see on väga loll mõte muidugi aga kahjuks see jõudis kuni Seimini välja ja siis Seim lõpuks öeldi Seimaseni, et see ei jää ära, eks ole, ja mateti kähku Kalevi all, aga arusaadav, noh, vot hea küsimus, näed, ei tulegi kohe selle peale, miks see on halb mõte, et kui me natuke mõtleme, eks ole, et kui meil on olemas niisugune must kast süsteemis, kes on, noh, kelle omanik on rootslane ja must kast siis ütleb meile, et kes siis nagu parasjagu tuleb sinu süsteemi. Noh, siis on kaks varianti, et must kast võib öelda, et no üks teine mees tuleb süsteemi. Kolmas variant on ikkagi see, et must kast ütleb, et kuigi keegi ei tulegi parasjagu süsteemi, aga ta teab, kes tavaliselt valimas ei käi, noh, siis ta ütleb, et noh, tuli küll praegu tegelikult. Nädana. Nii et kui me ei taha päris täpselt nagu seda, et Eesti legitiimsed, noh, Eesti niisugused esindusorganid oleks nagu siis Rootsi finantssektori poolt valitud, siis on nagu mõistlik kasutada, noh, läbipaistvaid ja Eesti riikliku kontrolli all olevaid vahendeid. Teine asi, sa saad krüptot ka sellised juhul, sa saad ainult autentimise. Sa saad ainult autentimise just nimelt ja praegu meie skeem näeb välja nii autentimist kui digiallkirjastamist. Siin oli online küsimus, kes küsis, et mille kuradi pärast on vaja nagu valimistel autentida üldse. No, tegelikult vastus on väga lihtne. Autentida on vaja ainult selleks, et teha kindlaks, millises ringkonnas sa valid. Igas ringkonnas on eri kandidaadid, autendid sisse, süsteem saab teada, mis ringkonda see kuulub, kuvab sinu kandidaadid. Et muuks seda eriti nagu vaja ei olegi. No, ja seetõttu näiteks tehniliselt ütled, et me näiteks autentimisel ei kontrolli sertifikaadi kehtivust üldse. Lihtsalt pole mõtet. Kui need kehtivad paari kaupa, digiallkirjasert ja autentimissert, et kui ta tuleb kehtitud serveri sisse, las ta tuleb, kui ta hakkab digiallkirja andma, siis ta failib anyway. Nii et jah, selline väikene kokkuhoid, ütleme siis nii. Küsimus. Miks on valija rakendus üldse eraldi rakendus? Miks ta on mingisugune klient, mille ma pean masinast installima, mitte nagu veebipõhine asi? Väga hea küsimus. Vaata, valija rakendusest tehakse kahte asja. Kõigepealt sa saad kandidaatide nimekirja serverist, mis sulle kohane on, siis sa valid sealt kandidaadi ja siis see valik krüpteeritakse. Ja brauser kurat ei mõista krüpteerida, kui me nüüd mõtleme. See iseenesest võib mingi JavaScriptist suure higiga ilmselt valmis kirjutada mingisuguse krüpteerimise ka seal. Ja peale selle toimub digitaalne allkirjastamine, mida tehakse ka veebipõhiselt mingi pluginate abil, eks ole. Aga tegelik põhjus on ju, miks on valija rakendus eraldi, on turvalisus. Ja noh, siin on palju hääli, kes ütlevad, mis asju, tahab multiplatvorm rakendus kirjutada, mis siin ikka, Java raisk. Noh, võtab brauser ja Java ja siis kirjutas sinna rakenduse peale, käib nagu kulda. Aga kui sa hakkad nüüd mõtlema, eks ole, et iga selle virtuaalmasina kihiga, mis sa lisad oma süsteemi, sa suurendad seda võimalust, et sinna saab nagu sisse ajada usse. Saab brauserisse ajada, saab on ju Java virtuaalmasinasse ajada, nii et hoida ennast võimalikult madalal operatsioonisüsteemi ligi on väga mõistlik mõte turvalise printsiibi koha pealt. Kas saaks BIOS-i ligi hoida, oleks kõige parem. Aga kuidas sa sellele kriitikale vastad, kui et teie valimise tee või kus iganes see valija rakendus oli täiesti HTTP sait, kus oli täiesti HTTP-ga see downloadita, mida oleks suurepärane. Suurepärane, et me räägime sellest, et valija rakendus peaks olema, eks ole, terviklik ja autentne. Jaa, aga minul ei ole valijana kuidagi võimalik kontrollida, et selle rakenduse, mis nagu minu ID-d küsib ja minu nagu allkirja küsib, et see reaalselt on sinu poolt tehtud valija rakendus versus nagu kellegi poolt lihtsam variant, mis nagu mitte midagi ei tee, on ju selle häälega või karmim variant, et selle asemel, et nagu allkirjastada minu hääl, allkirjastada mingi maksekorralduse või midagi muud. Jah, nii. Tähendab, valija rakenduse tervikluse ja autentsuse kontrollimine käib järgmiselt. Windowsi puhul on see digitaalselt allkirjastatud Vabariigi valimiskomisjoni poolt, mida ka kasutajale väga selgelt öeldakse.
okei. Nii. Teiste opsüsteemide puhul peab kontrollima kontrollisummasid. Nüüd see, et Ega need seal, on sama HTTP saidiga. see on koba ja ei lähe arvesse. Selles mõttes, et need kontrollsummad avaldati Postimehes. Punkt 1. Okei. Selle terviklust on väga raske väärata. See oli sealt veebisaidid puudu. Ei olnud, aga lihtsalt sa ei jõudnud. Hästi ära peidetud võib-olla. Et ta oli avaldatud Postimehest, et selle Postimehes avaldatud terviklust on väga raske nagu väärata. Ei, sellega ma olen nõus, aga Nii, see lause oli... see sama kuulutus oli ka minu poolt allkirjastatuna, kus on kontrollsummad sees, seal veebis olemas. Kuskil teise lehe peal. Ei olnud teise lehe peal, kui seal oli õpetus näiteks Linuxi jaoks, et näed, et kontrollsumma, siis seal oli link, kui see oli täpselt sama nagu kuulutus. No miks selle liik... Me võime kohe vaadata. Kontrollsummat kontrollisin selle üle. Kus brauser on? Ei ole. Kui mu ema läheb seda lehele ja seal on kirjas, et kontrollsumma oli Postimehes, siis mida ka tegema peab nagu, et veendada, et see on rakendus. Jah, selle kohta on õpetus veebis konkreetselt. Aga kas see on nagu eeldatav, et seda nagu enamik inimesi üldse suudab teha? Loomulikult ei suuda. Ja loomulikult ei suuda ja seetõttu me ei saagi nagu rehkendada, et kõik seda teeksid. Miks see vajalik on? See on vajalik selleks, et teiesugused näiteks. Mitte sina muidugi. Need mehed vennad, kes üles leiavad autentsed kontrollsummad ja näevad erinevust, et nad paanikat tõstaks, et nad teataks, et midagi on toimumas. Aga sellel mõttel vigane, et oleks oma Excel panna mingi HTTPS VV valimised saidile, mis oleks brauseri poolt. Veel kord, eks ole, et mis siis on parem, kas allkirjastatud rakendus või HTTPS-ist tõmmatud rakendus? Veel kord, Linuxi rakendus ei olnud allkirjastatud. No veel kord, õige. Küsimus oli Excel kohta lihtsalt, ma hakkasin sõnasabast kinni kähku. Eks ole, et alati sõnumi terviklus on parem kui kanali terviklus. See oli lihtsalt koba, et ta oli HTTP peal. Ei olnud, see oli täitsa, ma ei teagi, et huvitavalt see nii palju nagu pahameelt tekitas. Vaata, inimestel tekitas õudselt palju probleemi see, et miks ma pean ennast autentima selleks, et valija rakendust kätte saada. Ei, aga see ei peaks autentima, aga piisab, kui see oleks HTTPS cert, mis ütleb, et see on Vabariigi valimiskomisjoni, mis on siis sinu SK poolt välja antud või tahte või keda iganes poolt. Just, et eks ma pean järgmine kord uuesti mõtlema, aga mulle ei tundunud see nagu, kui ta on ilma kliendi autentimisest, siis oleks pidanud eraldi veebiserveri tekitama selle jaoks. Sellepärast, et HTTPS www.valimised.ee see nagu nõuab kliendi autentimist. Okei. Jah. No ühesõnaga... Ei viitsid pointida. Kuulge veel kord, eks ole, kui meil on tegelikult see terviklus tagatud läbi selle, et kas on allkirjastatud rakendus või B on publitseeritud kontrollsummad, mis on allkirjastatud, eks ole, veel kord, ja lehes, pluss sa saab kontrollida siis seda. Et selles mõttes, et HTTPS on selgelt koormab rohkem masinaid. Ta on, krüptograafia on taga, peab arvutama ju. Mis asja ma selle arvutan? Mis asja ma turvan seda kanalit, kui sõnum on turvatud, eks ole. Aga kuna inimesed vist ei jõua oma mõttega sinna maale, siis kas peab seletama või siis B jumala eest panema HTTPS-i peale? Mul on siuke küsimus sulle, ma ei tea, kas sa tahad sellele vastata. Muidugi tahan. Ütleme, et impact on selline, et meil praegu hääletab mingi maks kuni 20% inimestest selle infra kaudu. Kui teoreetiline püstitus Suurbritannia ja USA kasutaks sama süsteemi ja kuskil 80% inimestest hääletaks, kas sa istuks seal oma sama tooli pealt sama mugava hingerahuga, nagu sa praegu oled või see... Sa mõtled, et kui see USA rahvastikus 20% hääletaks 80%. Come on. 80% ei suudaks veebilehelegi sisse murda, aga ja ma küsingi just seda, palju sa nagu oled selles infras nagu mingisugustest kuludest või nagu kui palju sa piiratud oled, et mis su nagu hingerahu on selle asja osas?
No ma arvan, et siin on nagu mitu aspekti, et üks asi on, kui palju see on skaleeritav tehniliselt on ju, noh, tehniliselt on ta skaleeritav üsna hästi. Sa võid neid... Ma pean turvalisuse poolt siia. Okei, no vot, see on teine aspekt, jah. Tehnilise poole pealt ma ei näe, et siin tekiks pudelikaelu, et siin on infrat saab nii panna, et neid front servereid on palju ja see on, noh, see on koosneb nagu 2 serverist kogu süsteem, et on selline häälte edastusserver, ehk siis HTTPS server, www.valimised.ee on ja see tegeleb ainult inimesega suhtlemisega, nii kui hääle kätte saadab taha serverisse, taga kontorisse asja ära. Ja sa võid neid front serverid kuidas palju on. Turvalises, see on keeruline pikk aspekt, on ju. Et selge on see, et üks faktor, mida turvaanalüüsis kaalutleda, kui me räägime erinevatest ohtudest, on see, et kes on huvitatud selle valimiste nurjamisest ja millised on tema ressursid. Millised on tema huvid ja millised on tema ressursid, eks ole. On selge see, et USA valimiste puhul on olukord täiesti teistsugune kui ütleme Eesti kohaliku omavalitsuse valimiste puhul. Siin on ikka konnariik, eks ole, ja keda see ikka kotib, on, kes siin Võnnu linna peaks saab. Küll aga võivad meil muidugi idanaabri poolt olla nagu poliitilised huvid, aga praegu isegi see on vähe tõenäoline, nii et kes siin ikka, ja kui keegi poliitiline partei tahaks seda nagu korraldada, siis noh, see oleks tema kui ta vahele jääb ja mida väga suure tõenäosusega jääb vahele. Ja siis oleks poliitiliselt areenilt lahkumine väga, väga selge, eks ole. Et sa pead neid kaalutlusi teadma, et kellel see huvi nagu rünnat on. Et ma sellest poisijõmpsikast rääkisin, tema on lihtsalt tahab oma 15 minutit kuulsust saada, mis seal ikka on, aru saada, noor poiss või rigeeb. Ma see ikka küss, et ma saan õieti, et ei tohi meelde jätta, kuidas näiteks, ma ei tea, Alas hääletas kelle poolt. Ma samas te peate selle meelde jätma, et Alas hääletas. Kas te võtate siis Alase mingi isikukoodi hashi? Isikukoodi, tähendab, seal asi käib niimoodi, see on topeltümbriku süsteem. Kõigepealt sul on nii-öelda... Sorry, ega sa ei viitsi vildikat võtta? Mul on vildikas. Võtan vildika ja siis hoian käes ja siis seletan. Kui sa püsti ja siis oled selle tapju. No, mulle vildiks. Selle võtame eest ära. See on niisugune topeltümbriku süsteem, et kui sa valid omale kandidaadi, siis see hääl krüpteeritakse. See on siis see e-hääl, ütleme. E-hääl on täiesti anonüümne krüpteeritud asi. Okay? Ja kui sa paned PIN 2, siis enkapsuleeritakse see e-hääl digitaalallkirja sisse. Digisigi. Mis see e-hääl sisse läheb? Siin läheb number, juhuslik arv ja see krüpteeritakse ära süsteemi avaliku võtmega, mis on valija rakenduse sees. Nii et siin on avalik võti, enne. Kas saaks kohe küsimust? Joo, palun, jah. Mis põhjusel ei saanud siis tekitada seda end-to-end audiiti, et inimene saaks pärast kontrollida ise, et see kandidaat, kellele ta andis oma häält, tema saigi tema häält, sest see number nagu nii krüpteeritakse. Ja, me räägime siin süsteemi võtmepaarist, on ju, S.avalik ja S.salajane, eks ole. Privaat õigemini on õige. Privaat. Et seda privaatvõtit inimene ei tea, seda teab valimiskomisjon. Selleks peab olema kohal 4 liiget 7 liikmelisest valimiskomisjonist pluss 2 operaatorit. Et kui see on juba ära krüpteeritud, siis seda lahti ei saa muud moodi kui selle võtmega. Just, aga sa paned seda numbrit kuidagi sisse, nagu see e-hääl sisse. Ja. Sinna läheb siis kandidaadi number ja siis teine on siis mingi unikaalne number. Mis unikaalne? Tähendab, ma ei tea, mis mingi number nagu läheb sinna sisse? Juhuslik. Et see number võiks nagu kuvada inimestele, siis ta paneb seda kirja ja siis kui valimised on lõppenud, siis näidatakse kõik kandidaat. Cool! Ja siis sa saad ju väga edukalt oma häält müüa. Jaa. Seda veel ei taha. Sellest kõik hädad pihta hakkavadki, et nii kui sa teed midagi,
on igast toredaid protokolle, aga siis kaovad mingisugused toredad omadused ära. Et on protokolle, millega tegelikult kaob ära anonüümsus, et tegelikult valimiskomisjon saab teada, kelle poolt sa hääletas. On protokolle, millega kaob see sama non-coercion, on selle, ma ei tea, mis see eesti keeles on. Et sa ei tohi saada tõestada, kelle poolt sa hääletasid. See on see... Paberiga hääletades sa ju ei saa. Noh, vot niimoodi. Võtad telefoni... Võtad telefoni... Võtad taskust telefoni pildistad väga hästi saab. Okay. Ma saan ilgelt seimata sellest, kui ma ütlen, et pabervalimine on vähem turvalisem. Raisk. Okei. Ja mis nüüd edasi saab, et siis neid ümbrikuid siis kogutakse serveri poolt, neid topeltümbrikuid. Nii kui tuleb uus sinu digisigiga, sinu isikukood sees, vaadates, oho, vend hääletas uuesti, viskun vana ära. Ja niimoodi toimetabki siis ja enne kui lugemiseks läheb pühapäeval kell 6 juhtub see, et need välimised ümbrikud visatakse ära ja jäävad ainult sisemised anonüümsed ümbrikud. Need lähevad lugemisele. Ja siis selle privaatvõtme asemel siis summeeritakse ja siis tuleb tulemusena. Et nii on siis saavutatud see, et peetakse rehkendust, et ainult üks inimene saaks ühe hääle anda, ta ei saa tõestada, et milline läks nagu lugemisse, ta ei saa seda kontrollida üle. See on suurepärane süsteem häälte müümiseks. Sa võid müüa nii palju hääli, kui sa tahad, sest sellepärast sa saad hääletada nii palju, kui sa tahad. Aga see on kohutav süsteem häälte ostmiseks. Kas see random number seal sees, mis see on mingi lihtsalt hashi... Selle mõte on selles, et kui on sama kandidaadi poolt hääletatud 2 krüptogrammi, eks ole, siis sa ei saaks öelda, et see kuulub samale kandidaadile. See oleks muidu võrrelda, just nimelt. Et kuigi see on autot pess ja puha, kurat seda teab. Nii et... Kas on mingi seadus, mis ei luba häält müüa või? Jah, tõepoolest. Kahjuks küll. Tähendab, müüa vist, ma ei olegi väga kindel. Muidugi on seadus, sellepärast, et ju oli uudis, et osta ees oli 2 häält müüa. See on selle olukorras, sest siin ei saa nagu garanteerida, et sa müüsid oma häält ja seepärast see ei ole nagu müümine, see on nagu petmine. No, kas petmine on keelatud? Ei tea. Lõpuks on meil iga kandidaadi kohta mingi counter, sina paned oma ümbrikud kokku ja siis Sibul loeb oma need paberid kokku ja siis liidate kokku. Ja täpselt, jah, need on e-hääletamise tulemused, need on nagu eraldi pakk, see lükatakse ühtsesse süsteemi ja summeeritakse kõik hääled. Kuigi e-hääletamise tulemused on ka eraldi näha, kui te pärast veebilehte vaatate. Nii et. Näed õudus unenägu kohe, et pühapäeval lähed tööle lugema ja vaatad, et ketos on tühi ja ümbriku pole. Ära tee nalja. Missugune siis tehakse, et sa helistad Sibulale, et ümbrikud on läinud. Ega ma ei saa rahulikult magada enne pühapäevõhtut, see on täiesti selge, et meil on mingis testis, nagu see sai vale selle programmi sisse, valimisprogrammi sisse, sai vale avalik võti. Ja ei tulnudki lahti. Ei saa lahti. Ja kui ma pühapäeval mõtlen, et mul on 140 846 häält on ja. Ja mõtlen, sorry vana, ma ei saa lahti. Ja seda ma olen korra nagu näinud, et ei saanud lahti ja ei saagi lahti. See on põhimõtteliselt võimatu, kui sul on privaatvõtid, ei ole, siis on need aega. Siis on mõlemad Sibulaga Siberisse. Ja uued valimised, ilma naljata, selles mõttes ei ole üldse naljakas. Kui tuleb pant arvuti, kas siis asi muutub võimalikuks või? Mina ei tea. Kas sa seda saad öelda, et palju oli mobiili-ID versus tavaliselt? 1,9%. Palju? 1,9%. Nii vähe. Ma arvan, et see on võib-olla sellepärast, et neid mobiili-ID serte tuli nüüd uuendada ja see oli see, et kui ma ka ise hääletasin, siis ma uuendasin oma serdid ära, siis mõtlesin, et teen hääletamisega ära.
ja kuna ID-kaart oli juba sees, siis ei kasutanud enam mobiil-ID-d. Selle kohta ma võin teile loo rääkida, miks seda ümberregistreerimist ja janti kõike vaja oli. Et see on üks piinlik lugu ja see on puhtalt minu viga, ma võin tunnistama. Nimelt ma olin liiga heaustlik inimene, et kahte asja, kui koos hakkad tegema, 2007 menetleti jõud isikut tõendavate dokumentide seadust, kus siis taheti sisse viia ja viidi ka niisugune mõiste nagu elektrooniline digitaalne isikutunnistus. Ja esialgne plaan oli siis see, et see olemasolev mobiil-ID skeem, mis parasjagu käis juba, et see saab kaetud selle seadusega. Noh, ja see lubadus oli olemas Siseministeeriumi poolt ja samal ajal me muutsime valimisseadust nipet-näpet ja me tahtsime samamoodi öelda valimisseaduses, et ei pea ID-kaart olema. Enne oli seal jäigalt ID-kaart sisse kirjutatud. Ja seal on punkt, mis räägib autentimisest ja see on punkt, mis räägib digiallkirjast. No digiallkirjaga on lihtne. Digiallkirjaga ütled, et digiallkirjast peab selle niimoodi nagu digiallkirja seadus ette näeb. Punkt. Aga autentimine, see kurat on täiesti seadustamata ju. See pole mitte kuhugi nagu viidata. Ja kuna lubadus Siseministeeriumist oli olemas, et mobiil-ID saab kaetud nende seadusega, siis sai kirjutatud heausklikult sinna sisse, et autentima peab vahendiga, mis on välja antud isikut tõendavat dokumendi seaduse kohaselt. Isikut tõendavat dokumendi seadus tuli välja, et esialgne versioon oli üldse selline tõhägi. Seal see suuremad roppused välja roogitud, aga mobiil-ID katmisest jäi umbes 3 lehekülge veel puudu, eks ole, umbes. Ja läks nii nagu alati, eks ole. Ja nüüd tõesti, et kogu eelmine aasta nähti nüüd vaeva, et valimiskomisjon kirjutas Siseministeeriumi kirja, et nüüd on meie tahame innovatiivsed olla, et mobiil-ID toetada, näed teil siin seaduse luba, et mis värk on. Ja nähti üle aasta vaeva nii legaalselt kui infotehnoloogilist ja nüüd resulteerus selles, et 1. veebruarist saab nagu ümber registreerida ja loomulikult pidi siis kogu seda, kuidas see eesti keeles on, mitte sitt, aga jama, siis tegelikult esitlema peaasjalikult on valimiskomisjon ütleb, et mujale saate minna igale poole mobiilidega, aga vaat valida ei saa. Ja kui inimesed küsivad, miks siis on, no ei saa lihtsalt, noh. Ehk siis juriidiliselt oli point selles, et see seadus oli välja antud lihtsalt varem, kui see seadus kehtima hakkas või? Täpselt nii, jah. Isegi selle CERD-i väljaande on sama või? CERD-i ei, ta tegelikult CA vahetati ära ka, jah. CA on nüüd ST-eid, eks ole. Et enne oli EID. Nii et jah, aga et tegelikult kogu inimese jaoks on kõik sama, ta läheb ja aktiveerib selle kuskil lehel. Nüüd see aktiveerimine tõsteti SK lehelt lihtsalt politsei lehele, kogu moos inimese jaoks. Aga pluss on muidugi selles, et ennem oli see, et kui inimene ära kärvas või nime vahetas, näiteks naisele läks või mehele, siis meie nimevahetusest nagu teada ei saanud ja sellised asjad on. Et siis tal jäid CERD-i nagu kehtiva, kui ta ise midagi ette ei võtnud ja surnul on väga raske midagi ette võtta. Kuidas teil kogu see värk auditeeritud on, kas mingi Toobal näiteks ise mingit code review'd ei taha teha või lõpuks nagu... Toobal või? Muidugi tahab. Ei, tähendab selles mõttes kogu NDA alusel saab igaüks koodi vaadata. Ma mõtlen, et Toobal ütleb, et Martens ja Laar saab midagi nagu sekendavad, ütlevad, et kuule, Keskerakond kaotas täiega jälle. No jah, eks kuidas ole. ta saab nagu kindel olla, et teil hea asi? Jah, kuidas saab. Ma võin paari sõnaga sellest rääkida, et mitte ainult koodist. Kood ei ole kõik. See, kuidas selle koodiga ümber käiakse, on vaata, et mõnes mõttes tähtsam. Et koodi meil toodab Kybernetica on praegu see firma, kes seda teeb ja tema annab selle koodi nii-öelda üle, me teeme mingis vastuvõttu testid, teeme nagu mänguvalimised otsast lõpuni läbi, vaatame, et see, kelle poolt me hääletasime ikka välja tuleks, funktsionaalselt klapiks enam-vähem. Ja siis ta annab digiallkirjastatud koodi üle nagu. Et siis mõtleme, okei, see on sinu kooditootja vastutus. Sina kirjutasid alla niisugusele koodile. Nii. Edasi hakkab igavene jant pihta, et iga asja terviklus peab tagama, et me alustame sellest, kõigepealt me alustame sellest, et me kutsume inimesi, palun tulge vaatlema,
palun tulge koolitusele, kuidas vaadelda e-valimisi. Et mida nad saavad siis vaadelda, on siis see, kuidas kesksüsteemiga opereeritakse. Loomulikult iga inimese arvutist ei saa vaadelda, aga kesksüsteemi saab väga hästi vaadelda. Ja siis me 2 nädalat nagu õpetame neid ots peale, anname kogu dokumentatsiooni kätte, eks ole, ja vastame küsimustele ja nii edasi. Ja siis 2 nädalat enne, kui me alustame protseduure. Ja protseduurid algasid juba siis, jumal, sellest on aegu tagasi juba. Algavad sellest, et võetakse puhtad masinad ja päev otsa, esimene päev läheb selle peale, installitakse operatsioonisüsteemi turvalisel moel. Vaadatakse, võetakse Linuxi image, kurat, vaadatakse kontrollsummad, kontrollitakse, parim, mis sa teha saad ja nii edasi, eks ole. Pannakse niimoodi kontrollitud kontrollsummadega tühjadele masinale operatsioonisüsteemid peale. Kes seal juures on? Seal on, kõigepealt meil on palgatud audiitor, kelleks on KPMG seekord, kes vaatab, et kõik käiksid nagu by the book, kõik asjad on pandud kirja viilseni, tähendab, ma räägin käsureani on kõik üks asjalikult kirja pandud, mis sa tegema pead. Ja me ei mõtle mitte midagi, kui me teeme protseduurid, me tuimalt vaatame. Ja siis ekraanipilt on seina peal ja manual on teise ekraani peal. Vaatad manuali, ekraanipilt. Ja siis seda vahivad meie vaime, operaatorid vahivad nii-öelda, siis on vaatlejad, audiitor, eks ole, see aasta meil on veel välisvaatlejad, OSCE omad, need vahivad, filmivad ja siis on meil veel kaamera ka, et igaks juhus, kui keegi tuleb ja ütleb, et mina küll ei usu, et seda protseduuri õieti tehti, eks ole. Siis meil on, aga mul on lint selle kohta, vaata kodus, kui tahad. Eks ole, et väikene garantii veel juurde, et kui tuleb keegi, et mina ei usalda audiitor, ma ei usalda sind, ma ei usalda audiitorid, vaatleid, keda ei usalda, siis mingi tõestusmaterjal jääb ikkagi maha. Ja nii sellepärast me niisuguse poole päeva töö teeme umbes 3 päevaga, hästi rahulikult, selgitades, veendudes, üks vaatab üle teise õla, et kas sa nüüd teed ikka õigesti. Et võtab ilmselt aega. Ja siis teine päev genereerime neid selle võtmepaari koos Vabariigi valimiskomisjoniga ja 3. päeval siis seadistame kogu värki, häälestame. Teeme väikse proovihääle, paneme ka, käime läbi, loeme proovihääle kokku, vaatame, et kas ikka on õige privaatvõti, millega seda lahti saab ja siis seadistame uuesti. Ühesõnaga, et see on igavene piinarikas tegevus ja see on kõik nagu vaadeldud ja siis, kui me läheme magama või sööma, siis me võtame kõik asjad, mida saab muuta ja topime turvaümrikutesse. Audiitor kirjutab numbrid üles. Tähendab, et vindid võetakse masinast välja, pannakse turvaümrikutesse. Mingi CD tekib, mille terviklus peab säilitama turvaümrikusse. Kui vaja on turvaümbrik lahti, kasutada ära turvaümbrikusse magama. Lihtsam öeldaks pitsat sinna. Pitsat ei aita nagu kuidagi, eks ole. Ja siis sama värk on, kui meil on Pitsat saab töökohale, et koha peal süüa saaks. Pudi läheb, eks ju, sinna serveri prakku, et siis on ka jälle. Aga jah, ja seal live-süsteemis ka, et kui me paneme need serverid üles, siis seal on oma kapp, seal tõmmatakse turvakleebised peale, igale poole, ette, taha, põrandale ka, et põrandast keegi alt sisse ei tuleks. Teelt ka pannakse ilma naljata. Ei saa, kunagi ei ole liiga vähe paranoiat, eks ole, ja siis iga kord kakutakse need lahti jälle, kus on vaja käia on ja seal on omad reeglid, et kuidas serveriruumi üldse nagu pääseb ja kes peavad kaasas olema ja nii, et näiteks me käime korra päevas käisime siis kuni eilseni korra silitamas servereid korra päevas kuskil 4 ajal ja siis me panime iga päev uued valija nimekirjade muutused peale ja tegime back-upi ja siis on igavene ikaldus, et sa pead 8 inimest kokku saama enne, kui alla lähed. See on lahe. Üks asi, sa ütlesid NDA, kelle vahel ja miks? Selle jaoks, et vaata, selleks, et lähtekoodi uurida, sul võib olla 2 põhjust. Esiteks, kas sa tahad veenduda tema toimimises ja turvalisuses, mis on väga tänuväärt põhjus. Teine variant,
et sa tahad sellest oma toote teha, eks ole. Ja see ei ole väga sobiv põhjus. Kellele see sobib? Kellele? Jah, veel kord enda... Vabariigi valimiskomisjoni omanik, intellektuaalse omanik on, jah. Intellektuaalse vara omanik on Vabariigi valimiskomisjon. Ehk siis Eesti Vabariik, ehk siis meie kõik. Jah. Ehk siis ma võin seda vaadata. Vaadata võida. Miks tema on nagu rohkem selle omanik kui mina? Või selles mõttes, miks tema võib sellega äri teha? Tal ei ole võimalust sellega äri teha. See on mõnes mõttes kurb. Me uurisime seda varianti, et kuidas saaks seda koodi kaaperdada kuidagi. No, miks see omandus... kuidagi seadusega või kus see nagu tuleb? No kuidas saab... See kood on tegelikult küberneetika on ju selles. Autoriõigused on Vabariigi valimiskomisjonil. Okei. Varalised autoriõigused, jah. Seda kuidagi müüa. No. Miks see kood ei võiks avalik olla? Hea küll, see on hea küsimus, ma kohe räägin teile. Ma juba rääkisin sellest poisivõstist, kes... Et siin ei ole midagi parata, et kõik see serveri pool võiks olla kogu aeg täiesti avalik, peaaegu täiesti avalik. Aga on ilmnenud, et selle valija rakenduse lähtekoodi avalikustamine ei ole otstarbekas teatavatel põhjustel. Selles mõttes, et kui see oleks nagu avalik, siis on igasuguste satikate kirjutajatel nagu elu väga lihtne. Okei, et kui see on enne teada, milline see rakendus on, mis sinu täpselt niimoodi. Ja seetõttu A ei ole see avalik, B me muudame valija rakendust igadel valimistel. See on seal kasutatud sogastamistehnoloogiaid näiteks, mis kriitilised kohtade peal genereerib 10 korda koodi rohkem, kui vaja oleks. Selleks, et oleks disabs mis see eesti keeles on? Pöörd engineering nagu siis oleks võimalikult keeruline. Et me paljuski jookseme ajaga võidu, et nende troojade eest pääseda. Sest tõesti me avalikustame selle valija rakenduse võimalikult hilja, et krüptoanalüüstidel läheks nagu oleks tuli takus ja sa ei jõua nii kähku analüüsida, nii kähku vastavat viirust valmis kirjutada ja seda levitada. Enne saavad valimised läbi. Ja see on enam kõik, mis me täna teha saame selle tehnoloogia juures, kus sa pead nagu usaldama valija rakendust. On olemas protokolle, mis toimivad sellel põhimõttel, et sa ei pea tegelikult valija rakendust usaldama, et sa võid tõesti panna iganes. Et sa saad verifitseerida, et serverisse jõudis tõesti sinu hääl kohale viisil, nagu sa tahtsid. Ja Norra on sellist süsteemi nüüd piloteerima hakkamas ja meie poisid olid seal ka nagu abiks selle protokolli väljamõtlemisel aga nad kahjuks ei võitnud seda hanget, nii et nad praegu on out, aga nad proovisid meile ka seda protokolli müüa. Milles seal on siis niisugune uba? Uba on selles, et igale inimesele saadetakse koju valijakaart, kus on tema kandidaadid kõik listitud. Igal kandidaadi taga on number. Ja see on unikaalne. Igal inimesel on see unikaalne. See number kandidaadi taga on igahel erinev. Nii et see on isikustatud valijakaart. Ja nüüd on niimoodi, et lähed, valid, ja server ütleb sulle, valisid selle numbri, kontrolli valijakaardi pealt. Vaatad? Ongi, järelikult jõudis kohale. Kuradi server, sa tead mu häält. Eks ole. Ja seal nagu see jama piilis ongi. Tegelikult on seal taga võivad olla väga kaunid krüptograafilised meetodid, eks ole, et tegelikult server ei tea su häält. Et seal on mitmed osapooled, kellel on erinevad teadmused, serverite mõttes. Ja tegelikult server ei tea su häält. Aga katsu sa kurat inimestele selgeks teha sellist süsteemi. No see on ju lootusetu täiesti. Üks ta kõik pikalt seletab. Minul ei ole seda veenmisjõudu. Ja nad, et siin, kes on analoogseid asju propageerinud, et see on üks näide, et kuidas pääseda sellest, et sa ei pea valijaprogrammi usaldama. Kas siis peab mingi teine kanal olema? Teine kanal ka veel, täpselt. Jah, täpselt. Muidu sa ei saa ju usaldada. Jah, siis muidu sul süsteem... Igal juhul pead paberil saatma, mitte nagu meid elektroonilised. Täpselt. Ja paberil ja siis peab nagu mõtlema hakkama, et mis siis juhtub, kui inimene seda valijakaarti kätte ei saa või
naabri koer ära sööb või noh, et kas siis, ja siis see teine kanal, millega seda koodi tagasi saata, eks ole. Et siis igaühel peab siis registreerima mobiilinumbri kuidagi või midagi ja palju see SMS-i saatmine maksma läheb. Ja siis me küsisime, panime need küsimused kirja ja ükski küsimus nagu vastust ei saanud. Et see näitab seda, et väga suur vahe on olemas nii-öelda paberil tehtav akadeemilises nagu krüptograafias või IT-turvalisuses ja praktilises IT-turvalisuses. Et see on nagu, ja sellest nagu akadeemikud ei taha nagu aru saada ja ütlevad, et see ei olegi minu asi. Et mis siis, et ei ole praktikas kasutatud, aga vaata, kui hea mõte mul on. Ja niisugust suhtumist on õudselt palju ja see on täiesti kurb ja ma pean sellega tihti kokku puutuma. Mul on selline küsimus. Kogu aeg nagu iga uue valmistuga tehakse midagi ümber, eks? Et noh, see uus süsteem või nagu uus nagu turvakontroll, mis iganes ta on. Mul on nagu 2 järgmist. Kas nagu enne seda ei olnud kõik nii turvaline nagu tahe? Noh, valimiskomissioon või nad kogu aeg teed midagi ümber, siis te ise ei tea, kas see läheb paremini või ei lähe. Oot. Kõigepealt sa tegid ühe meelevaldse järelduse, me teeme iga kord midagi ümber. Nüüd on see Excel-fail näiteks. Jah, see on tõesti kasutaja poolt vaadates üks suurem ümbertegemine. Kuigi kogu muidugi oli, ma kohe lõpetan oma vastuse. Et kogu arhitektuur ja algoritmi toimimispõhimõte on jäänud kogu aeg samaks. Põhilised, mis on ümber tehtud, on ajaga kaasas käimine, nii-öelda uued brauserid, uued op-süsteemid, eks ole, mingid niisugused asjad. Kogu loogika on jäänud samaks. Serveri poolel seal vähendatakse operaatori vigu, eks ole, et sa ei teeks mingisugust lollust kogemata. Aga muidu see on üsna stoiline ja staatiline süsteem. Valija rakendus kirjutati ümber 3 põhjusel. Esiteks, mobiil-ID lisandumisega tuli seal nii palju muutusi, et lihtsalt oligi nagu mõistlik uuesti kirjutada. Teiseks oli mõistlik uuesti kirjutada, kuna vana valija rakendus kasutas QTD-ki. Ja see raip on läinud nii suureks, et valija rakendus Linuxil oli ühed valimised oli 20 mega. No see on kriminaalne, eks ole. Lisaks tekkis seal QTL veel mingid probleemid. Et pidi vaatama alternatiive. Kolmandaks, esimene valija rakendus kirjutati 2004. See on ju väga mõistlik, et nagu 6 ja 7 aasta tagant asju ümber kirjutada, mis puudutab just nii-öelda kasutaja poolt niisugust programmi. Et need, ja neljandaks, raha oli ka. Aga kas see reso probleem oli varasemates versioonides ka? Oi jumal, see reso probleem, vaata lahe. Tahate sellest rääkida? Ei, ma küsin, kas varasemates oli ka? Kurat seda teab, lihtsalt keegi ei ole polnud nagu öelnud enne niisugust reso probleemi, eks ole, et see on ikka, meil oli palju 680 meili kirjutati tukke kliendi toele, millest 3 oli siis reso probleemid. Ja 1 sattus ajalehtena. Nii et võite ise välja rehkendada, et mis see probleemi ulatus oli. Nii-öelda, et ma ei taha sest rääkida. Kuule, kas see, et nüüd viimasel päeval, päris valimispäeval ei saa ümber hääletada oma e-häält, millest see tuleneb? See on mingi lihtsalt protseduuriline? See tuleneb väga selgelt sellest, et vaata, kui sa paberi peal hääletad ja e-hääletad, siis sinu e-hääl peab tühistama. Järelikult ma pean teada saama, et sa paberil ka hääletasid. Okay? Ja ma pean enne e-häälte kokku lugemist seda teada saama. No kui sa saaksid valimispäeval 8 hääletada, siis ma ei saaks enne e-hääli kokku lugeda, kui ma saaks teada kõikidest 625 valimisjaoskonnast, kui palju siis nagu topelt hääle andsid. Eks ole? No sa saad ju ringkonna kaupa kokku lugeda küll nagu selles mõttes väiksema mastaabis. Kõiki kokku ei saa, aga sa saad... Igast jaoskonnast. Inimestel on ju seal paberi peal on valijate nimekirjad ja siis nad, kui täna trükkisime välja neid e-hääletanute nimekirja, need lähevad paberiga sinna, tädid võtavad, panevad pliiatsid niimoodi ette
kaela korraks panen. Nii, see vend hääletas, aha, see ka, nii, see niimoodi, panevad niimoodi 200 korda järjest, niimoodi. Ja siis vaat, oh sa kurat, see on paberil ka hääle andnud ja siis teevad tühistamisavalduse, eks ole, noh. On ju, et neil on seal, noh, 2 lahtrit. Niimoodi käib see elu, jah. Kas minu kuidagi saab teada, et kus toimus minu viimane hääletus, kas see oli paberil või siis internetis? No paberil on selgelt, ei noh, see pole tähtis, kui sa paberil hääletad, siis sinu kõik e-hääled olevad või tulevased on tühised. No oletame niisugune olukord, et ma hääletan interneti kaudu, siis ei lähe minu valimis selle kohta, kus hääletatakse. Ja siis mingi kaval mees nagu paneb mingi allkirja minu eest ja siis minu hääl võetakse see, mis oli nagu paberist. Jaa. No kuidas ma tahan pärast kontrollida, verifitseerida? No siin on lähed valijate nimekirja vaatama pühapäeval. Kui paberi peal on kaval mees kirjutanud sinu eest allkirja, noh siis on täpselt nii, nagu praegu paberi peal on, eks ole, et noh. Aga teha nagu nii saada midagi? Teha ei saa midagi, jah. Saab teada, et siin No me räägime veel paberihääletamiste turvalisusest või? Kurat. Mis su visioon on nagu turvalisuse seisukohast, et kui kaugel sellega selles mõttes minna võiks, et mis see nagu määr oleks, kui suur osa inimestest võiks hääletada, et see nagu risk oleks mõistlik? Ma olen ise mõtelnud, et kui 1/3 kõikidest hääletust meie hääles, ma lähen erru. Et see oleks ikka rohkem nagu ei oleks vaja. Noh, see on niisugune tunnetuslik värk, et praegu ta viimastel valimistel oli 17%, eks ütleme 1/6, nii et ma ei tea, mis seekord tuleb. Seekord sai vähemalt panim paber eelhääletamisele ära nossu. Eelmine kord saime tuupi kõvasti, nii et eks ta ole. Aga kui suur see tõus seekord oli, siis võrreldes eelmine? No 37%. Kas 2 küsimust veel läbi? Jah, just. Twitter ka teha vaja minna. Miks mitte ka jaoskondadesse panna seda e-hääletamissüsteemi? Miks on üldse vaja seda eraldi hoida paberit? No inimestel ei ole ID-kaarti ja kehtivaid PIN-koode ja midagi, mida iganes. Nad tahab mingit kompuutrit. Kui nad juba jaoskonna tulevad, siis paber on väga lahe. Siin saab midagi muud ka peale kirjutada. Jah, vaat e-häält sa solkida ei saa, eks ole. See on poliitiline otsus puhtalt, aga paberile saab põõrapildi joonistada. Aga ütle, palju see pull maksab eile? See pull maksab niimoodi, et juba eelmine kord oli e-hääle maksumus 2 korda väiksem kui paberhääle maksumus. Nii et nüüd on veel odavam. Nii et selle peale on suht koht vähe ikka raha läinud, kui niimoodi proportsionaalselt vaadata. Mul oli üks küsimus, et seotud lihtsalt ID-kaardide hääletusega, et kunagi see loodi ja esimesed aastad, seal paljudest ei võtnud vedu, et palju sellest esialgsest visioonist, mis kõik võiks olla, on praeguseks hetkeks nagu tundub, et nüüd on tehtud ja võib-olla mõne aasta tagant vaadata ka, et kunagi oli ka visioon kõik, mis võiks olla. Need visioonid olid kindlasti võib-olla olemas, aga igast visioonid on pahatihti pildakad, et tegelikult elu toob nagu omad arengud kaasa, suhteliselt niimoodi normaalsed, et sa ei pea nagu mingi visiooni järel käima. Et visiooni oli vaja kindlasti alguses selleks, et üldse aru saada, et see asi võiks üldse kasulik kuidagi pidi olla. See ei tähenda seda, et sa pead, seal visioneeriti igasuguseid roppusid praegus mõttes, et mis see kaart või kõik võiks asendada ja nii edasi, eks ole, et mis kindlasti ei olnud nagu korralikult läbi mõeldud. Aga ma usun, et praegu mina kipun küll ütlema, et selle kaardiga midagi enamat teha ei olegi juba aastaid ja aastaid, et kõik põhilised e-keskkonnad toetavad seda, digiallkiri on üldkasutatav, üldlevinud, on ju, isegi interneti hääletamine on. Mis sa veel teed? Et aitab küll, et nüüd siis ongi tegelikult see igavam pool, et see kvantiteedi tõstmine, et rohkem kasutajad saaksid aru, et see toob neile kasu ja on nagu mõistlik õpiks kasutada.
mis sa arvad, kui kauaks või kui pikaks ajaks Eesti üksi jääb oma e-hääletamisega? Mina ei arva midagi, nii nagu ka valimistel küsitakse kogu aeg, et no mis sa arvad, palju, mitu häält seekord tuleb, mis tähtsus seal on mitu häält? Mis nagu järgmine riik oleks, kes nagu sama asja ära teeb? No ma juba mainisin Norrat, eks ole, kes piloteerib ja kui piloodid lähevad edukalt, eks siis nad teevad järgmist sammu, aga muidugi potentsiaali on ükstel riikidel nagu Belgia, nagu öeldud, Austria on ju, Hispaania, aga seal veel kord on väga paljuski mitte ID-kaardid taga kinni, seal on ID-kaart nii-öelda olemas, aga kinni on üks poliitilises ühtses tahtmises, et meil hakkas ikka kõik pihta, et oli poliitiline konsensus, et niisugust asja võiks teha. Ja tehti lähteuuring või teostavusuuring, öeldi, et no põhimõtteliselt saaks, ja siis üks partei nimesid nimetamata kõrvad peas, see siis võttis selle enda poliitiliseks agendaks ja on seda jõuliselt nüüd ajanud. Ja ongi kõik. Sinu jaoks siis päris hea egotrip, ma kujutan ette. Mind palgati sinna hiljem. Ma mõtlen, et nagu kellegi teisel või midagi sükst ette näidata. Jumal küll, mul see nagu see ego asi sai juba 10 aastat tagasi täis või. Palju vaja on seda tähelepanu vajades. Inimestel loomulikult on olemas, aga mul sai see ammu täis. Ja. See on nagu, jah. Selline kui Kirill läheb teisele poole lava, saab Andrei ühe küsimusi küsida. Ma küsiks tehnilist küsimust lõpetamiseks. Jumal tahab. Saaksid lühidalt sõnastada, mis on üldse vaja hääletada? Selles mõttes, et miks ma peaksin minu hääletada? Teate, nii palju kui mina olen rääkima hakanud, siis ma isegi ütlen nagu eelnevalt, et teate inimesed, mina ei tea, mille jaoks demokraatia hea on ja miks seda üldse tegema peab. Mina lihtsalt annan teile vahendi, kuidas seda teha. Nii et ma tõesti ei tea mitte midagi, miks see demokraatia hea on. Ärge küsige minu käest.